Diana kohta kui oma tütre kohta. Kui on ette teada, et su tütar sureb 22-aastasena ja see valik on valida, kas selline tütar siis Diana omadustega, kas ma valiksin uuesti siis sellise tütre, kes 22-aastaselt sureb, siis ma pean ütlema, et Diana lapsena on olnud niivõrd ideaalne, et ma valiksin selle variandi siis ka uuesti, kuigi heaks ette ta 22-aastaselt sureb. Isad tavaliselt erinevalt emadest loodavad ikka, et neil sünnivad pojad ja et need pojad on need, kes siis nagu isade tegemisi edasi viivad. Ja ka mina algselt mõtlesin, et ikka mul võiks olla poeg, kellega ma käin koos purjetamas ja kellega ma saan filosoofiast rääkida. Aga Diana arenes nii jõudsalt, et ta ületas kõik need ootused, mida isad võiksid oma poegadelt intellektuaali osas oodata. Ja üsna paljudes asjades tundsin viimastel aastatel, et ta on minust juba peaaegu ülegi kasvanud ja seega jõudnud sinnamaale, kuhu vanemad tahavad, et nende lapsed välja jõuaksid. Kuigi see elu oli lühike, siiski ta jõudis sinna, kuhu lapsed peavadki jõudma.